see on keha loomulik protsess ja ütleme siis jääkainete väljutamine on alati nagu see asi, mis peab nagu toimuma, aga see sõltub alati nendest toitude kokkusobivusest, see sõltub hästi tugevalt stressitasemest ja kõik need sellised probleemid, mis meie kehas võivad mõjutada just ainevahetuse kiirust ja organismist jääkide väljutamist, on väga määrava tähtsusega, aga probleemid tekivad siis, kui meie keha ise ei suuda enam neid asju piisavalt hästi teha. Enamik väsimusest on seedimisest tingitud väsimus. Inimesed tunnevad end sageli kurnatuna mitte seetõttu, et nad vajavad rohkem energiat, vaid seepärast, et seedimine hõivab selle energia ainult endale ja see lähebki puhtalt ainult seedimise peale. Muideks, meil ei ole vaja tegelikult väga palju süüa, aga me oleme teataval määral harjumuses, et kõht peab täis olema. See on see eestlaste tüüpiline teema, et kas sul on ikka kõht täis, et kui sa nagu piisavalt palju ei ole söönud, siis sul on kõht tühi ja seda tühja kõhu tunnet päris paljud ei tahagi nagu tunda ja seetõttu tekibki organismis selline ülesöömine. Nagu keegi kunagi väga targalt ütles, et eestlastel on väga palju ülesöödetud ja alatoidetud inimesi. Mis tähendabki seda, et kui toit on väheväärtuslik, siis süüaksegi palju ja kuna organism selle tõttu saab nagu hästi palju lima osaliseks, siis see lima takistab toitainetel jõuda rakkudeni, et seda energiat toota. Nii et mõelge selle peale, sest kogu selle asja olemus on puhtalt selles, et meil tuleb teadlikult selgeks teha, millal mida süüa ja kui palju süüa. Ja minu isa oli kunagi, kes ütles seda, et kui sa sööd, siis pärast söömist peab jääma alati tunne, et sulle mahuks veel, aga sa lihtsalt ei söö. Ehk siis, et kuskil 75% peaks olema nagu ütleme selline täidetud olemine, et siis on asi kontrolli all ja siis sa oled söönud just täpselt nii palju, kui vaja on. Maks ei kogu üldjuhul mürke endasse, vaid töötleb neid ümber. Maks on nagu laboratoorium, mis muundab ja toodab vajalikke aineid keha jaoks. Maks muudab veres ringlevad ained seedimiseks vajalikuks või ka väljutamiseks. Ülekoormus maksale aeglustab kehalisi protsesse ja tekitab süsteemset ummistust organismis, organites, ainevahetuses ja suunamisel rakkudesse. Ehk maks on lihtsalt üks suur organ, mis teeb tegelikult väga palju erinevaid protsesse. Ja maksa puhul on alati see, et öeldakse, et maksa ei saa puhastada. No ma kaldun arvama, et mingis mõttes ikkagi saab. Aga maks ei kogu endasse asju, vaid maksa jäävad kinni mingid asjad. Ehk siis, mis tähendab seda, et maks ei ole koguja, vaid maks on nii-öelda koht, kuhu ladestub asju. Aga ka seda on võimalik minu loengutel saada infona, ehk siis mida siis teha, et maksast selliseid ladestunud asju välja saada. Ainevahetuse puhkus on bioloogiline vajadus, mitte luksus. Tervenemine ja regeneratsioon kiirenevad ainult siis, kui ka närvisüsteem toimib rahuolekus. Ehk siis närvisüsteem on ka koht, mis tegelikult vastutab stressi eest. Ja kui stress on ikkagi pikaajaline, siis te saate väga täpselt aru, et
et see on hakanud teie tervist mõjutama ja siinkohal tähendabki seda, et kui te olete pikalt stressis, siis te olete ülemäära pinges ja te võite arvata, et kõik on nagu hästi, kõik on nagu kerge, aga siiski me räägime sellest, et see on selline mikrokangestus, mis tegelikult hoiab kehas praktiliselt kõiki protsesse piduri peal. Ja siit tulebki see, et ainevahetus on häiritud. Näiteks hiline söömine häirib ööpäeva ringseid ainevahetuse taastumisrütme. Keha vajab öisel ajal ka seedimises puhkust. Nii et kõik, kes te arvate, et sööma või magama minna tuleb täiskõhuga, siis te tegelikult panete oma keha väga tugevalt löögi alla. Üks asi on see, et toidud ei seedi une ajal. Et mõni ütleb, et oi, sellest ei ole midagi, et ma söön kõhu täis, lähen magama ja tuleb hea uni. Ehk siis hea uni tuleb sellest, et keha võtab hästi tugevalt selle seedimise protsessi üle ja ütleme, see leiba luusse laskmine on tegelikult päevane tegevus, kui heidate pikali, lasete seedimisel aktiivselt töötada. Kui te aga ööseks lähete täiskõhuga magama ja olete söönud veel seal selliseid asju nagu on liha ja sellised raskelt seedivad ained on teie kõhus, siis tegelikult keha lülitab kõik ülejäänud asjad välja selleks, et selle seedimisprotsessiga kiiresti hakkama saada, selleks, et öösel puhata. Ja mitte nalja pärast ei räägita, et peale kella 6 õhtul ei ole kasulik süüa. Ongi just selle pärast, et une ajaks organism on kõik selle seedimisprotsessi juba läbi teinud ja keha on saanud selle vajaliku energia ja teil ei ole nagu mingit probleemi enam selle öise seedimise temaatikaga. Siis ülesöömine nõrgestab väljutamist. Ehk siis kui teie kõht on paksult täis igasugust toitu, mis on siis osaliselt roiskumas, osaliselt siis sooleseintele kinnitunud. Kui teil on kõht kinni, siis tegelikult see tähendab ka seda, et organismis on juba vett liiga vähe. Ehk siis mingis osas soolestikus kindlasti vett ei olegi, aga kui see mass on suur, mis teil on nagu soolestikus, siis see on tõsine probleem juba. Ja liigne toit tekitab jääkaineid, ehk siis organism ei suuda seda liigset ütleme siis toidust tulevat energiat ära kasutada ja suurem osa siis läheb väljutamisele WC-sse või tualetti. Ja liigne toit siis tekitab jääkaineid, kui keha suudab neid tõhusalt töödelda. Nii et kui teil on liiga palju jääkaineid, siis kehal on nende toiduainete töötlemisega juba raske. Keha terveneb tegelikult tagurpidises järjekorras. Kõige raskemad probleemid lahendatakse esimesena, vanemad probleemid ja seisundid võivad taastumise käigus hiljem aga uuesti esile kerkida. Ehk siis, mis tähendab siis seda, et keha toimibki sellises võtmes, et kui teil on, ütleme niimoodi, et teil on seedimise häired ja kui tekib mingisugune uus seisund, mis on tegelikult keha jaoks raskem kui see seedimisprobleem, siis keha ei tegele seedimisega, vaid keha tegeleb just sellega, mis on vaja kiiresti nagu ära maandada. Ja siinkohal tulebki teemaks just see, et kõige raskemad asjad võetakse kõige enne käsile ja siis kui nendega on hästi, siis keha võtab uuesti teisejärgulise teema nagu ette. Nii et see on meie keha sisene süsteem.
Nahk on väljutusorgan ja selle reaktsioonid on väljutuse funktsiooniga. Ehk siis, mis tähendabki seda, et kui me higistame, siis me võime vahest isegi tunda seda lõhna, mida me viimati või ütleme siis ööpäeva jooksul oleme nagu söönud. Ja eriti hästi tuleb esile näiteks, kui te olete tarbinud kõvasti näiteks küüslauku, olete teinud sellise radikaalse soolestiku puhastuse parasiitidest ja seal ongi see, et tulebki päris kõvasti küüslauku tarbida. Sellest ma räägin ka ükskord siin veel eraldi ja seal on siis see variant, et kuu aja jooksul süüakse ära põhimõtteliselt 3 kilo küüslauku ja kuidas see protsess täpselt käib, sellest ma räägin siis hiljem lähemalt.